Tere kõigile, mina olen Eerika. Täna on meil külas doonorite koordinaator Inna, kes räägib Next Fertility Nordic Clinicu uuest leheküljest, võimalusest leida endale ise sobiv doonor. Head kuulamist! Tere Inna! Tere! Kuidas läheb? Hästi! Väga tore! Tulime täna siia, et selles episoodis rääkida natukene meie kliiniku uuest leheküljest, nimelt leia sobiv doonor. Täpselt. Mis lehekülg see selline on? Millega on tegu? Tegu on vormiga ja see automaatselt tuleb meile, minule. Panna sinna oma parameetrid või sobiva doonori parameetrid, eks ole, pikkus, juustevärv ja nii edasi. Ja mina seda näen ja vastan samal päeval võib-olla. Vastan sellise kirjaga, kus on doonorite valik, mis sobib paremini nende kriteeriumite järgi. Ja pakun kas teha eelbroneeringut, kui näiteks patsient ei ole meie patsient, meie kliiniku patsient, või siis küsin, mis kliinikuga tegemist on, äkki me saadame sinna monarakke ja nii edasi, nii edasi. Ehk me suhtleme patsiendiga siis edasi. Kas me räägime praegu ainult munaraku doonoritest või me räägime ka spermadoonoritest? Ka spermadoonoritest. Kui oletame, siis see leht siis töötab niimoodi, et inimene, kes on huvitatud munaraku doonorist või spermadoonorist, läheb meie kliiniku koduleheküljele, täidab sobiva vormi, mida ta soovib. Jah, täpselt. Ja siis sina saad selle päringu kätte. Või ta paneb enda parameetrid näiteks, millega ma pean siis võrdlema ja leidma sobiva doonorit selle järgi. Ja, see on küll väga mugav. Mõnikord võib ju juhtuda, et IVF-i ravi enam ei saa teha näiteks diagnoosi tõttu enda munarakkudega või siis enda partneri spermaga ja otsustatakse kasutada arsti soovitusel doonorit. Doonorrakke. Ja. Kuidas siis, kas oletame, kui patsient tuleb otse arsti juurest, siis ta saab ju sinuga kohe konsulteerida. Ta ei pea hakkama seda vormi ju täitma kuskil. Ei, absoluutselt mitte. Meie kliinikus loomulikult me võime teha kohe konsultatsiooni või panna muud sobivat aega selleks, kas online või koha peal. Et konsultatsioon on selline, et seisneb selles, et ma vastan kõigile küsimustele, kui patsiendil selliseid on, sest meil on hästi aktiivne doonorluse programm meie kliinikus. Meil on hästi suur biopank ja ma võin rääkida detailsemalt, mis analüüsid läbivad doonorid, kuidas me neid valime, mis on kriteeriumid ja nii edasi, nii edasi. Aga sinu kogemuse põhjal kaua võtab aega doonorrakkude valimine? Kui patsiendil ei ole nii-öelda liiga palju kriteeriume, millistele peab doonor vastama, siis meil oli seal olukordi, kui meil läks mingi üks päev näiteks, et ma saadan 3-4 varianti ja patsient kohe valib ühte ja teeb broneeringu juba järgmisel päeval. Võib nii juhtuda, et patsient ootab, selliseid ka meil olnud, patsient ootab täpselt seda, mida ta tahab, aga me ikka leiame seda, mida patsient tahab. Ja võib-olla tuleb mõni uus doonor vahepeal. Siis saab kohe ju märku anda, kui ta läbib need testid. Võib oodata, kui tuleb uus ja just selline, mida sa tahad. Et doonorlus on Eestis anonüümne. Täpselt. Millised kriteeriumid on, mida te patsiendile avaldate? Avaldada saab 9 asja, mis on seaduses praegu kirjas. Need on nii-öelda sotsiaal- ja bioloogilised parameetrid, milleste järgi isikut tuvastada ei ole võimalik. Nagu, kui ma mäletan neid kõik 9, siis rahvus, rass, pikkus, kehaehitus, vabandust, silmade värv, juuste värv, laste olemasolu, haridustase ja mis veel? Perekonna seis. Nüüd 9. Tahtsin just öelda, et siis peab sulle kirjutama, et teada saada, mida vaadatakse. Olemas ja ainult neid meile tabelis, mida ma saadan patsiendile, neid kõik olemas, et nende järgi võib valida. See on selline esmane elimineerimine nii öelda. Aga kas mõnele patsiendile on oluline ka see,
kas sellel doonoril on juba eelnevalt endal näiteks perekonda? Ja, no vahel seda küsitakse ja me võime esitada sellist infot nagu, kas on doonoril üldse endal lapsi ja teine siis, kas meie laboris, meie kliiniku laboris on juba positiivseid tulemusi selle või tolle doonori rakkudega. Kas on rasedusi või äkki on juba lapsi? Jah, see on oluline küll. Oluline jah. Mõnele inimesele ongi see kõige olulisem võib-olla kõikidest. Ja mõned panevad seda esimesele kohale. Aga doonorite valimine, nagu sobivate doonorite nii-öelda kvalifitseerumine doonoriks meie kliinikus, et mis kriteeriume nad täitma peavad? Nad peavad täitma nii palju kriteeriume, et ma võin öelda niimoodi üldistades, et meie kliinikus olla doonor hästi raske. Ma ei taha hirmutada neid, kes veel soovivad tulla meile doonoriks, aga tõesti. Ma küsin lihtsalt vahele ka, et väga lihtne küsimus, kas te nende tervislikku seisundit ka enne kontrollite? No pehmelt öeldes kontrollime küll. Igasuguseid nakkushaeguseid, igasuguseid suguhaegused, geneetilised uuringud, psühholoogilised testimised ja nii edasi. Ma võin üldistada nii, et kui ma tegin aastastatistikat, palju me võtsime kõikidest kontaktidest näiteks, see on protsent on 6,5. Et sõel on päris tihe, jah? Ja, kõikidest kontaktidest me võtsime doonoriks ainult 6,5%. Ja. No, tundub väike. Aga samas, kui sõel on nii tihe, siis loogiline. Aga see on väga hea ka, et me anname doonoritele, kandidaatidele tagasisidet, miks nad ei ole võetud ja mõned on hästi tähelikud meile, et me andsime head tagasisidet näiteks madalama munasarjade reservi puhul ja nii edasi, et see on väga oluline info noore naise jaoks, kes muidu ei hakka kontrollima oma viljakust niisama. Aga kui ta, oletame, saab selle ei, et ta ei sobi doonoriks meie kliinikusse, siis soovi korral te annate siis need analüüsid ka kaasa, mis ta meie juures on juba teinud? Absoluutselt kindlasti. Doonoril, kandidaadil on õigus saada absoluutselt kõik analüüsid, mis olid tehtud talle ja nad saavadki. Ütleme, et doonorrakkude kasutamine tahes tahtmata on ikkagi ka kulu patsiendile. Et millega ta peab arvestama, mis on selle tellimise ja kasutamisega seotud kulud? No see sõltub ravipaketist, mis ta peab valima, tema ja tema arst muidugi, et mõnikord isegi selles asjas, selles protsessis, paketi valimise protsessis osalevad ka embrüoloogid. Et see sõltub paketist, me saadame talle kõik variandid, mis võivad olla doonormunarakkudega, kas külmutatud doonormunarakud, värsked doonormunarakud, meil on uus pakett Plast 2, mille kohta sa ise võib-olla räägid isegi paremini ja siis ta hakkab sellest valima. Ja pluss sõltub ka sellest, kas ta on tervisekassa patsient või ta ei ole tervisekassa patsient ja nii edasi. Meil ei pea ju olema patsient, kes tahab kasutada meie doonormunarakke. Ta ei pea ju olema meie kliiniku patsient. Kindlasti ta võib need ka tellida. Jah, teise kliinikusse transportimine on hästi lihtne. Et kui selle kliinikuga... Tallinna piirkonnas sa mõtled? Tallinna ja mitte ainult Tallinna piirkonnas ja et kui meil ei ole selle kliinikuga, kuhu me saadame lepingut, me võime seda teha või patsient võib tulla meile esmasele vastuvõtule ja nii-öelda nagu meie patsiendina nii-öelda tellida endale rakku ja transportida neid teisse kliinikusse ja isegi välismaa patsiendid kirjutavad, võtavad ühendust ja meil on mitu lepingut, mida me sõlmisime ainult ühe patsiendi jaoks ja saatsime rakke sinna välismaale ja loodan, et see hakkab töötama ka edaspidi. Aga kas need välismaalastega kirjavahetused lähevad nagu pikaks ka? Vahel küll, aga samas näiteks viimase lepingu me tegime mingi 2 nädalaga võib-olla. See oli hästi lihtne ja mugav protsess ja
teine pool ka oli hästi õnnelik, et nüüd ta sai lepingu suure biopangaga. Olles ise patsientide koordinaator, siis ma tean küll, mis need kirjavahetused ja patsientidele vastutulek tähendab, et istun väga palju arvutis ja teen seda kommunikatsiooni seal doonorrakkude puhul muidugi valimise puhul mitte, aga seoses nende erinevate pakettidega jah, et meil on nüüd uus pakett Plast 2, mis on patsientidele järjest rohkem meeldib, järjest rohkem nad soovivad kasutada seda võimalust, et selle paketi eesmärk on siis garanteerida patsiendile siirdamine. Et Plast 2 tähendabki, et 2 plastotsüsti on eesmärk saada või siis kui saadakse 1 plastotsüst, see siirdatakse ära. Ja kui sellest tuleb rasedus, siis on kõik paketi nõuded täidetud. Kui nüüd sellest ühest plastotsüstist rasedust ei tule, see peab olema kliiniline, mis on siis ultraheliga tuvastatud rasedus. Kui rasedust ei teki, siis kliinik garanteerib siis tasuta uue plastotsüsti, mis patsiendile ei lähe midagi maksma. Ja ma arvan, et see garantii võib-olla ongi see sõna just, miks et miks patsient tahab just seda paketti kasutada. Et kuidas see Plast 2 kasutamine siis käib, ongi see, et kui doonor on välja valitud, siis kui need doonorrakud on meil juba pangas olemas. Tihtipeale nii ongi, just. Siis saab need embrüod juba valmis teha. Välismaalastele eriti mugav, sellepärast et nad ei pea selle jaoks siia reisima. Meil on vaja ainult seemnerakke, et siis peab kui on topeltdoonor, siis ei pea ju patsient üldse tulema, siis on ülilihtne. Kui patsient ikkagi, tähendab, mees peab ikkagi tulema, annetama siis spermat ja tehakse need plastotsüstid talle valmis. Ja eriti äge veel on kõige selle juures, et meil on ju embrüoskoop, meil on embrüote hindamine tehisintellekti ja Glowi abil ja patsient saab ise laivis jälgida, mis toimub, mis areneb, palju areneb, kuidas kõik kasvab, et see just need lisavõimalused embrüoskoobi ja Glowi näol on need lisaväärtused, miks ka patsiendid meid valivad ja muideks ka välismaalased küsivad seda võimalust palju rohkem. Kui patsient esimest korda, ma mäletan üks patsient välismaalane küsis, et kas meil näiteks Array Witnessi süsteemi kasutatakse. See oli vist paar aastat tagasi, siis meil seda veel ei olnud ja ma üldse ei teadnud, mis asi see on. Ma ütlesin, et I am sorry, et me seda veel ei kasuta, aga nüüd tõesti elektroonne isikute ja tarvikute tuvastussüsteem Array Witness on ka Next Fertility Nordicus kasutusel. Et see on selline lisakindlus patsiendile. Ja kui need embrüod on valmis, siis need embrüod külmutatakse ja planeeritakse siis patsiendile siirdamine. Ja, külmutatud embrüo siirdamine talle sobival ajal, mis jällegi, ma ei ütleks, et ka ainult välismaalastele, ma arvan, et ka eestlastele, kuna jah, elu on selline organiseeritud, igal ühel ei ole aega tulla suvalisel ajal lennata Eestisse või tulla meie kliinikusse, siis saab seda nagu väga hästi planeerida, ajastada ja planeerida just, et patsiendile endale sobival ajal. Seni on siis need embrüod meil ilusti hoitud ja külmas meie biopangas. Et kui keegi tahab rohkem infot meil pakettide kohta, siis palun kas kirjutage meile sotsmeediasse või saatke info@ivfnordic.com meile päring või siis just Facebook, Instagram või siis selle sama Leia sobiv doonor. Just Leia sobiv doonor, millest me ju tegelikult alustasime. Aitäh, Hinna! Et sa tulid rääkima meile uuest võimalusest, Leia sobiv doonor. Hea meelega. Et rääkisid meile, kuidas doonorit valitakse, mida saab veel lisaks küsida. Et ma arvan, et see on väga tähtis valida endale, just leida endale see sobiv doonor.
et ja oled, nagu ma aru saan, oled valmis iga kell vastama Alati. küsimustele. Aitäh sulle. Aitäh sulle.